Ja aga võib-olla sa, Arne, räägidki siis, kus me oleme täna ja mida me siin arutama hakkame? No täna me oleme Hinnomäe talus. Õigemini oleks hea alguses öelda, et me oleme Prantsusmaal. Jaa, siin on ju see Prantsusmaa tee. See on kuulus Prantsusmaa tee, sellel ongi selline nimi kõikidel kaartidel. Ja Prantsusmaal on siis olnud, mitte palju talusid, siin on vähe talusid, aga suuremas osas taludes on aegade jooksul elanud kas siis prantsud või pransud. Nii et nimi on natukene läinud lappama, aga põhimõtteliselt siis võib-olla natukene ühesuguvõsa rahvas. Eesti rahval on sellist head kõnepruuki ja ma arvan, et see Prantsusmaa sobib hästi, nii et ma arvan, et Prantsusmaa suursaadik võiks külla tulla ja vaadata, kuis siin läheb meil. Ja aga täna meil on teemaks looduskeskkond ja inimeste elukeskkond ja räägime jälle tuugenitest. Valgamaal on ongi kahes vallas on siis arendused, eks ole. Valga valda, mis piirneb siin Otepää vallaga, on planeeritud 18 tuulikut, kokku maa-alale 7500 hektarit. See on suur. Ja Tõrva valda on plaanitud ka ports tuulikuid, lisaks mõjutab Valga valda ka Läti poole rajatatav tuuletööstus. Ja need liituvad. Ja, et seda tahakski täna arutada sinuga, et seda on hea siin arutada. Meie siin praegu oleme sellisel tuulikute keelualal. Ja siin on nagu veel kahekordne põhjus. Hetkel me oleme siis selle kuulsa Tõikamäe radari mõjupiirkonnas. Seda meil siit ei paista? Hetkel siit ta ei paista, aga see mõjupiirkond on siin samas ka, nii et siia ei või neid panna, aga sellest hoolimata tähendab see Valgamaa, need suurtuugenid, need puudutavad kogu lähipiirkonda. Et see nüüd ei tähenda midagi, et kuhugile neid ei panna või teise kohta pannakse. Mida see sinu arvates tähendab? Ütleme meie linnustikule, meie elusloodusele? Me ju ei teagi, sest need on nii suured tuugenid, mida on veel seni püstitatud väga vähe. Me teame palju rääkida Virtsu-omadest, ma olen ise välitöid teinud seal lähedal 3 kilomeetri kaugusel. Seda me teame. Aga neid suuri, eks need kogemused ju hakkavad alles tulema. Aga me teame seda, et nende mõju võrreldes pisikestega on tunduvalt suurem ikkagi. 270 meetrit on planeeritud kõrgus. Ja, need meetriteks, aga võimsus suureneb ka. Nii et nii, kui see suurem tiivik seal käima hakkab, siis see õhurõhk, see rõhumuutus, mida ta teeb, siis suureneb, neid pannakse siis natuke aeglasemalt käima, et see rõhk väga suureks ei läheks. Sest kõigel on oma piir ja võib-olla ka müra mõttes nagu omakorda vähendatakse. Aga siis läheb see, mida suurem tuugen siis ja aeglasemalt käib, siis rohkem tekib infraheli. Ja loomulikult infraheli puhul on see, et see, tema sagedus on nagu väga väike, siis energiat seal kokkuvõttes keskmiselt. Energiat ei olegi ju palju, siis on, seda on ka väga hea kasutada mõnedel spetsialistidel, kes tahavad tõestada, et infraheli mõju on väga väike. Tõepoolest, kuna sagedus on väike, siis energiat liigub, nagu esimene pilk, et vähe. Aga siis me räägime impulssidest. Et on iga kord, kui see tuugeni tiivikulaba möödub postist, siis tekib see impuls. Nad on harva, aga nad on ikkagi tugevad. Ja selle mõjuga on siis nõndaviisi, et mida me väga hästi teame, et see mõjub inimestele. Räägitakse et inimestele tundub nii, kuna nad kardavad, mitte ainult Eestis ei ole need probleemid. Aga räägi, mis siis sinu arvates infraheli nagu tegelik probleem on? Milles see probleem nagu seisneb, et mismoodi ta siis inimestele mõjub, et kui ta nagu mõjub inimesele, et siis ta mõjub ka ju kõikidele teistele elusolenditele, et inimene ei ole ju ainus, kes seda mõju tunneb. Selle infraheliga on nüüd see lugu, et ilmselgelt me peame seda otsa, et inimestel on tuugenite ümbruses väga halb elada ja on unehäired
on pikemal ajal mingid psüühilised probleemid, on ju, võib mingi suuremat sorti stress tabada ja veel hullemakski minna. Et me teame seda, et müraga see piisavalt selgitatud ei ole. Järelikult praegused mürauuringud. Jah, ütleme nii, jah, et see, müraga on ka ju mingid probleemid olemas ja need on väga hästi ka uuritud ja kuskil, tööstusettevõttes, kes pidevalt töötavad masinate, või isegi laeva peal kuskil masinaruumis, on ju, et nendel on kindlasti seda rohkem seda osa. Aga selle infraheliga, sellega on nüüd see lugu on juba tõestatud, et just nimelt need infraheli impulsid, mitte, nii-öelda me ei räägigi nagu sellisest, ei võrdle seda otseselt selle müraga ja see müra mitte. Müraga siis öeldakse kohe, et merelained teevad ju väga suurt müra, see on infraheli ja nii edasi. Ja mis siis kõik on ju. Et me ei räägi mürast, vaid et on olemas siis, on registreeritavad nüüd sellised impulsid, need on nagu minilööklained ja need lööklained jõuavad inimesini. Mõned inimesed tunnetavad neid. On tehtud ka katseid spetsiaalselt selleks, et kas tunnetavad ja on siis tehtud nõndaviisi, et on lepitud kokku tuugenite valdajatega, et vahepeal lülitavad välja. Ja siis, kus need tuugenid näha ei ole, siis on inimesti käest lihtsalt küsitud, kas nüüd töötab. Ei tööta. Ja seal, see sagedus, et nad saavad sellel pihta, reedab seda, et paljud inimesed tunnetavad seda, nii-öelda kõhutundega selle ära. Aga jätame selle kõhutunde, siis sinna paika teada on ka siiamaani see, et sellised infraheli impulsid, kui nad on pidevad, nii-öelda igapäevaselt ikka enam rütmiliselt, et siis nad põhjustavad mingisugused asju. Üks on kollageeni, nii-öelda kuhjumine ja siis millega kaasnevad sellised veresoonte seinte tugevamaks muutumine, elastsuse kadu. Siis on obustel kindlaks tehtud, et kabja liigesed kahjustuvad. Ühesõnaga, see hobune ei suuda enam liikuda normaalsel moel ja pidi aitama ainult operatsioon sellisel juhul. Ja need juhtuvad siis, kus on see tall lähedal sellele tuulegeneraatori ja vibratsioon on nagu pidev. Nii et selles mõttes neid sellist infot tilgub. Looduses on ka ju loomade stressiuuringuid ju tehtud. Stressiuuringuid on tehtud mäkradel, näiteks nendel on hea, sest mäkrad jätavad alati karvu kuhugile, kus nad elavad ja need urud on reeglina teada, nii et seda on uuritud Inglismaal näiteks, et korjatud karvasid siis, ja pandud kirjad, kui kaugel tuuletööstusest need karvad asuvad. Ja on leitud, et kui nad asuvad, mida lähemale nad on sellele tuulepargile, siis seda rohkem on stressihormooni karvades. Ja need täiesti nii-öelda keemiliselt võimalik näidata. Ja vihmausside puhul on seda näidatud, et ikkagi tuulepargi läheduses nad kaovad üldse ära. Nad lahkuvad jah, et nad ei pea seal vastu. Nii et see arvukus läheb alla. Nii et mullaviljakusele järelikult on ka efekt, mida me ei näe 10 aasta jooksul, aga võib-olla näeme juba 50 aasta jooksul. Nii et need on need mõjud, mida kõike peaks ju arvestama. Valga vallata planeeritud tuuletööstus jääb ju rohetuumikalale. Kuidas seda nimetada? Rohekoridor? See on rohekoridor, jah. Et selles mõttes need on tegelikult hästi olulised alad. Need on loomade ja lindude liikumise alad. Väike Emajõgi on seal, eks ole. Ja väikse Emajõe org on kindlasti üks nendest. Ja mida peab veel arvestama, muidu me teame, et on ainult mingid loomaliigid, kes on väga ahustatud, kellele tuugenid kujutavad suurt ohtu. Need on siis kotkad ja must toonekurg sealt alates ja võib-olla ka mingid kanalised sinna veel juurde ja liikide kaupa ühte teist veel. Aga kui me räägime rohekoridorist, ehk siis rändealast, kus on
lindude kontsentreerumine päris suur kevadel ja sügisel või siis ühel nendest vähemasti. Nii et rände ajal siis me räägime ikkagi mõjust kõigile lindudele ka, sest see on üldine printsiip samuti, et tuugenid ei tohiks püstitada sinna, kus on lindude ränne käib. Nii et ega siin, mis puudutab nüüd seda roheala, mida sa nimetad, et ega seda on ka nagu vähem uuritud. Et kui me teame väga hästi lindude rändest kuskil suurel väinal, ütleme seal Virtsu lähedal, seal on radaritega aastaid uurid. Ma olen ise seal uurinud omal ajal arktiliste lindude liikumisi, et sealt on nagu väga palju andmeid ja me saame isegi nagu väga konkreetselt näidata, et kus on ohtlikumad piirkonnad, kus on vähem ohtlikud. Siis minu teada siin on nagu vähem selliseid uuringuid tehtud. Ja just nimelt rändeuuringuid, et sellest on vähe, kui teha monitoorida pesitsemise ajal, et see ränne on ikka eraldi teema ju täiesti. No jah, sealt Läti poolt nad niimoodi alt ja üles tulevad tegelikult. Nad harunevad, aga see on ju loogiline, et veelind rändab mööda nagu veekoridori. Jaa, kindlasti, kuna Võrtsjärv on üks tõmbehallik, nii-öelda selline üks peatuskoht paljudele veelindudele tegelikult ja mõned on nendest ka haruldasemat sorti, näiteks väikekoskel. Mina ei tea, kuidas täpselt see väikekoskel sinna Võrtsjärvele tuleb, aga oletada võib, et ikkagi seda sama rohekoridori, nii-öelda seda silmas pidades, et kuidagi sealt lähedalt. Väikese Emajõe. Et need asjad on vähem uuritud, et me teame küll, et nad koonduvad seal. Võrtsjärv on ju suur rändlindude koondumiskoht samamoodi. Ja aga Eestis on ju pidevalt uuritud ju nahkhiiri ka, et mis nende nahkhiirtega tuugenite läheduses juhtub? Me ikka räägime seda, et füüsilisest mõjust nahkhiired võivad ikkagi nendele labadele vastu lennata. Ja teine asi, nad on nagu suht õrnakesed loomad ikkagi, igati tublid, aga nende koed võivad kahjustada saada isegi siis, kui nad otseselt seda tiiviku vastu ei lenda, aga see rõhk on nii suur, et ta võib mingid kopsukudesid isegi kahjustada. Nii et selles mõttes see ei ole ka naljaasi. Ja nahkhiirtel on ilmselt neid kokkupõrkeid omajagu jälle liiga vähe uuritud ja on kindlasti mingid liigid ja kes siis rohkem on ohustatud, eks? On ohustatud, jah. Nii et on räägitud pargi nahkhiirest näiteks ja mida ma olen lugenud, aga ma ise selle koha pealt spetsialist ei ole. Kuidas siis selliste meretuule nagu tuugenite maismaale panemine ja keset rohekoridori nagu panemine, siis iga tuugeni alt raadatakse ju ära hektar või rohkem maad, sinna ei kasva ju kunagi midagi. Et kui see sinna püsti pannakse, et mismoodi siis sellise projekti nagu eesmärk, nii-öelda roheline eesmärk, siis nüüd, kui roheline see on sinu arvates? Ei ole ta roheline ka merel, kui need meretuugenid panna merre, siis ikka ei ole roheline. Ikka ei ole roheline. Et neid on tublid inimesed kokku arvutanud. On arvutatud siis seda, mis läheb tootmiseks vaja. Siis on arvutatud seda ja näidatud ka vahepeal, kuidas kraanaga pannakse paika seda raudbetooni, mis käib siis tuugeni alla. Vundamentina. Ja see betoon, mis materjal sinna meil kulub. Spetsialistid oskavad neid tonne kokku arvutada, aga see mõju on ju suur. Ja see mõju on seesugune, et ega me seda ainet sealt hiljem enam kätte ei saa. See känkar jääb sinna sisse ja võib ummistada näiteks neid madalamaid põhjaveekihte ja sinna ka midagi natukene lisada tegelikult ajapikku, mis seal ei peaks olema. Nii et sealt hakkavad need asjad pihta. Ilmselt on räägitud ka labade keemiast,
noh, seda parandatakse kindlasti. No bisfenool A, mis pihustab. Jaa, see on halb, aga võib-olla siis, noh, ma kujutan ette, et siin insenerid töötavad ja otsivad lahendusi. Võib-olla see lahendus ka nüüd juba on parem, aga põhimõtteliselt ikkagi need probleemid on. Kus sa need labad pärast paned? No ei lagune. Ja isegi nende katki tegemise ja ümbertöötlemisega, see on praktiliselt mõttetu värk, aga siis mõtleme nüüd selle peale, et miks me peame seda tuugeni energiat nüüd roheliseks energiaks. No peame. Hetkel peapõhjuseks öeldakse, et kliima soojeneb, maakera on ohus seetõttu ja põhisüüdlane selles on inimtekkeline CO2. Nüüd on natuke vaiksemaks see jutt jäänud, aga üldiselt seda juttu on pikalt aetud. Aga küsigem seda, et kas me saame kindlad olla selles. Ja nii palju, kui mina olen lugenud, uurinud, ma ei leia neid põhjusi, miks inimtekkeline CO2 on kliima soojenemist süüdi. Kliima soojeneb, see on õige. Aga sellel on terve rida looduslikke põhjusi ja kui midagi alternatiivset siia kõrvale öelda, et kui on nüüd valida, et vali nüüd 1-2, mõnikord antakse valikvastused, et kas kliima soojeneb, et see kliimanupp on eelkõige inimeste autode sumbutajatest ja siis vabrikukorstnatest välja paiskuv see CO2 või on põhiline kliimareguleerija päike, siis mina panustaks päikese peale. Kui me rajame nii-öelda rohepöördeks vajalikud nagu taristu ja objektid nagu keset rohekoridori ja lõhume sellega tegelikult selle tuumikala ära, hävitame selle, võtame maha need hektarid metsa, siis kas siin ei ole nagu vastuolu? No absoluutselt on vastuolu. Sest tuugen kui selline on ju ajutine projekt siiski nagu, aga ajutine projekt ja seda ajutisem ta on, et kuna peagi leitakse, et see tegelikult ei tasu. Ja selle, meie võime siin kõike, nagu looduse poolt vaadates, kõnelda omavahel selgemaks siin. Aga lõpuks otsustab selle tuugeni asja see, et kui enam inimesed ei ole nõus maksma lisa, et need tuugenid on, et kui rahvalt võetakse siiski, kui rahvas enam ei taha maksta lihtsalt mingit tuugeni maksu sisuliselt. Või roheenergia maksu, mingit lisatasu. Et kui ärimehel ei ole nagu seda tuge, et teda toetatakse riigi poolt, siis lõpeb see ära, sest see ei tasu. Lihtsalt. See, mis see kultuuriliselt tähendab ka, et sellest räägitakse tegelikult ju väga vähe. Sa pead siis visuaalset poolt. Ütleme nii, et kultuur on see, et me oleme loonud oma maakultuuris maastikud. Neid maastikke, nagu me siingi näeme, seda on nüüd inimene kujundanud. Tegelikult ikkagi seda maastikku ma tean, et on nagu inimese käsi selle hoidmisel olnud mängus ikkagi 100 aastat kindlasti. Mis enne seda oli, sellest ei ole andmeid, aga mul on vanu pilte ka, need on ikkagi võrreldavad. See maastik on mingil määral muutunud, aga põhimõtteliselt see, et on siin sellises kohas, ütleme, heinamaad ja siis sellised pisikesed metsatukad, nagu mis neid poolitavad ja mängivad siin, see on olnud. Ja see on tegelikult selle kohaliku maakultuuri üks osa. Ja kui me toome siia nüüd juurde seda betooni ja metalli ja et ta visuaalis on ka mingi selline natukene ulmeline konstruktsioon, et isegi kui seda tohutut müra ei kuule, aga me näeme seda vilkumist öösiti igal öösel, kui me istume siin, naudime võib-olla vaikust, ja kuskil vilgub, siis see tegelikult mõjutab meie elu. See on tegelikult ka nagu sisse tulema maakultuuri. Et põhimõtteliselt praegu on võetud kätte, kuna kõik ju teavad, et see asi ei ole puhas. Energia nagu oleks puhas, aga põhimõtteliselt kõik see häirib, ja siis viiakse see sinna, kus põhimõtteliselt on otsustatud, põhiliselt linnainimeste poolt on see otsustatud, et on ladu.
et meie maal praegu nagu tundub olevat, et mets on nagu mingi puiduladu, kust lihtsalt lähed ja võtad, sest noh, elus see puit väga ei ole, natukene on, aga põhimõtteliselt pigem on ikka need tihumeetrid ja siis paneme sinna loomulikult tuugeneid, kes siis enda koduaeda tahab. Tallinna ümbruses neid praktiliselt ei ole. Kui vaadata, seal on siin auring ka tehtud. Et seal ei ole. Tuult võiks nagu jätkuda, eks ole. Väga tuuline koht võiks olla, mina paneks sinna isegi Toompeal võiks olla üks suur, kõige suurem, ja nii et nii nende asjadega on, et see mäng toimub kuidagi meie kontrolli alt väljununa ja kõige hullem on, et ega eestlane isegi need, kes meie otsustajad on ja kes suruvad kõvasti praegu peal, siis kõik see plaan tuleb ikkagi, võime öelda, et Brüsselist, aga tegelikult me nagu täpselt ei tea, kust ta tuleb. Brüsseli kaudu ta tuleb. Kõik need käsulauad ju tulevad kuskilt kõrgemalt poolt. See on globalistlik asi. Eesti siia eriti ei puutu. Me tegelikult, mis eestlane teeb, et meie sellist, nüüd CO2 mõju on olematu, kui me räägime nagu maailma mõttes, et me lihtsalt nagu võtame enda kanda maailma päästmise. Aga seda ei võta enda kanda need riigid, kes seda, ütleme nii, et oletame, et kõik oleks ikkagi nii, et inimtekkeline CO2 ongi väga kõva asi, et see ongi väga, väga paha. Siis seda saaks päästa Hiina, USA, Venemaa ja et põhimõtteliselt Jaapan. Kui nemad otsustaks, siis seal oleks efekti, aga me näeme, nemad ei otsusta. Ja siis meie räägime siin, et me anname head eeskuju. Tühjagi, naerdakse meie peale. Ja aga ma korraks viin selle juttu tagasi sinna selle kultuurmaastiku ja selle kultuuripärandi muutumise peale, et kui sa rääkisid, et me toome nagu tööstuse maapiirkonda, siis tegelikult Valgamaal on Uniküla, on üks küla, mis jääb nagu 3 planeeritud tuulikugrupi keskele. Ühesõnaga, need inimesed, kõik, kes seal piirkonnas praegu elavad, kes on sinna investeerinud, oma kodusid renoveerinud, oma ettevõtteid rajanud ja ka need, kes plaanivad seda tulevikus teha. Aga kuidas on niimoodi, et me sisuliselt nagu arvame nad nagu selles mõttes nagu elust välja, et nemad oma tegevusi enam nagu teha ei saa. Nad ei saa seal elada, kui on tervisemõjud. Nad ei saa seda müüa, sest keegi ju ei osta, kui kinnisvara hind tõenäoliselt ju kukub, eks ole. Et kui keegi seda, isegi kui sa saaksid nagu seda müüa, siis seda ostjat sa ei leia. Et sa ei saa seal arendada turismiettevõtlust, kõik see miljööväärtuslik piirkond nagu nende jaoks kaob. Et kuidas siis on niimoodi, et Valgamaal, ka teistes Eesti piirkondades on see probleem, aga et kuidas siis ühed inimesed on nagu nii-öelda siis nagu nüüd peavad oma elu niivõrd kardinaalselt nagu muutma? Ei pea. Tegelikult ju ei pea. Tegelikult ei pea. See on tehtud jah, et peab ja meil on väga raske selle tegemise vastu seista, kuna meilt on riik ära võetud. Nagu. Et meil on räägitud ka aparatuuri riigipöördest, see oli mõni aasta tagasi. Ja ega see nii ongi. E-valimised, väita võib iganes, ma ei oska siin kindlasõnaliselt ka midagi väita, aga fakt on see, et see on kontrollimatu. Täiesti kontrollimatu. See on teada. Kõik teavad seda ja nüüd vist Venezuelas ka enam ei teha, võib-olla Venemaaga 2 riiki oleme, kus tehakse täiesti kontrollimatuid valimisi, kus on võimalik petta mitut moodi. Ja neid, seda ei võeta isegi jutule, kui keegi väga hea spetsialist seda läheb tõestama. Seda on ju meil tehtud. Või siis sellele osutab, eks. Ja, nii et me oleme nagu selles mõttes kehvas seisus, aga ei peaks. See ei peaks nii olema. Ja selles mõttes nagu vähemalt, mida hetkel võib veel kõnelda, suht vabalt. Et ütleme siis välja, et ei peaks. Et tegelikult inimene ei peaks oma kodu laskma ära laastada. Me peame vähemalt rääkima, et see kuhugile nagu pidama ei jääks.
No praegused need meetmed, mis on kohalikele omavalitsustele lubatud, et need summad on tegelikult väga suured, mis on nii-öelda selle tuugeniprojektide võimestamiseks, elluviimiseks, preemiarahad ametnikele, kui nad saavutavad kokkulepped teatud kuupäevaks, et lubatud on miljoneid kohalikule omavalitsusele, aga see inimene, kelle elu see nii otseselt mõjutab, et tema enam seal elada ei saa. Sellelt ei küsi keegi. Temalt ei küsi mitte keegi, et kuidas on ühed inimesed siis nagu paremad kui teised. Et see on tegelikult ju selline karjuv ülekohus. Meil ei ole rahva võim. See on see asi. Noh, paraku ei ole. Et rahvas on võimu ära andnud väidetavalt järgmiste valimisteni, aga kui valimisi võltsitakse, siis ei juhtu ikka nagu midagi. Ja siin võib-olla aitaks suuremad sellised väljaastumised, aga neid hetkel ei ole veel inimestel nii paha ilmselt. Aga meil oli ennem jutt siin sellest, sa mõtlesid kliimadebatti, aga räägi, mis seisukohal Eesti need erinevad looduskaitseorganisatsioonid ja loodusinimesed nagu on, et kas te omavahel nagu vahetate neid mõtteid ja kuidas nagu saada võib-olla need looduskaitselised organisatsioonid siis nagu ühe laua taha võib-olla arutama neid asju? Ma ei ole sellega väga kursis, aga ma nagu näen, et meil on keskkonnaühenduste koda ju olemas, et see ühenduslüli on tegelikult olemas. Aga kui ma lihtsalt kaugvaatlejana vaatan, et mida siis seal tehakse või missugused infovood siis jooksevad, siis mina nagu tunnetan seda, et väga oluliseks peetakse ikkagi seda inimtekkelise CO2 osa maakera hävitajana. Ja kas Eestis ka? No mina loen vahepeal neid teateid ja vahepeal kuulan ka näiteks, meil on Eestimaa Looduse Fondil kliimaosakond ja päris suurem võib-olla kui metsa inimeste arvult, kui metsa osakond minu meelest peaks vastupidi olema. Aga nii või teisiti, kliimaosakond ei ole paha. Peakski kliimaga tegelema, aga olen kuulanud neid sõnavõtte ja ma ei näe, et seal näiteks suudetaks ÜRO kliimapaneeli poolt välja pakutud nii-öelda tões kaheldagi natuke. Kui meie vundament on seesugune, et me ei kahtle, siis teine asi, mis ma näen siin mitmel pool, on see asi, et aga meil ei ole midagi teha. Et me ei tahaks, muidugi, me ei tahaks neid hiigeltuugeneid sinna või teise kohta panna, me ei tahaks, aga meil ei ole mitte midagi teha, et see on meie ainus väljapääs. Aga seal on, valed on kõik taga. Küllalt piiratud mõte tegelikult, et meil ei ole midagi muud teha. Jah, et see asi hakkab otsapidi sealt kliimaasjast pihta ja ta jõuab siis tuugeniteni, nii et fundament on vale. Ja fundament tuleb ümber mõtestada ja seda me saame siin teha. Me teeme seda täna siin ja homme seal. Et mida rohkem me sellest räägime ja mida rohkem see info levib, siis... Me saame seda teha, mis saab ja kõnelda veel saab. Et Eestis on ju neid tuuleparke planeeritakse, ma ei tea, üle 20 neid kohalikke omavalitsusi, kuhu neid nagu panna tahetakse, aga Eesti kui ökosüsteem, kui elukeskkond, kui tervik, eks ole. Et minu meelest mina ei ole näinud, et need tuugeniparkide pooldajad oleksid teinud neid koosmõjude uuringuid, et nagu tagada ikkagi nagu see ohutus, et me ei saa ju, kui sellist asja ei ole varem tehtud sellisel kujul, siis me peaksime ju lähtuma ettevaatusprintsiibist. Ja kui on võimalik teha uuringuid, siis neid tuleks ju ikkagi nagu teha, et Valgas on see probleem, et Valga linna hakkab mõjutama lähedalt nagu 3 tuulikuparki, et millest üks on siis Lätis, üks Tõrva vallas ja üks siis Valga vallas. Et mida see näiteks nagu linnale tähendab, et kui me räägime nagu sotsiaalmajanduslikust mõjust ja ka inimeste ja kinnisvara langusest ja inimeste potentsiaalsest lahkumisest nagu piirkonnas, et Valgamaale on see ju katastroof tegelikult. On. Seda on uuritud ka, võib-olla on jälle vähe uuritud, sellega tuleb nõus olla, et see on pilootuuring Soomes
ju tehti ja vaadati, et mis saab siis, noh, et mida nagu inimesed arvavad, see oli küsitlusuuring, et kui on tuugenipargid püsti pandud ja kui siis on möödunud pool aastat kuni 3 aastat, et siis, et kuidas on inimeste elu nagu muutunud, mida nad nagu siis on need küsimused, et kas on mingid peavalusid, kas on, ühesõnaga need tervise küsimused ja tehti nagu soomlastel kombeks viisakalt juhuvalimiga. Et põhimõtteliselt nendest omavalitsustest, kus siis need tuugenitööstused tehti, et seal võeti lihtsalt juhuvalim ja umbes 200 inimest küsitleti niimoodi ja sealt tehti graafikud. Ja noh, sealt, hea küll, võib-olla see 200 oli natuke väike valim, aga sealt on nagu näha see, et mõjud küündivad kuni 20 kilomeetrit ühest, noh, nii-öelda lähimast tuugenist, on ju. Nii et see on väga suur. Ja siis võib-olla selline oluline pidepunkt, et kuskil lähipiirkond 5 kilomeetrit, et seal on 5% elanikkonnast väga tugevasti mõjutatud, et nendel on kohe halvasti. Aga kas piirkonnast on lahkunuid? Loomulikult, noh, seda seal ei uuritud loomulikult, aga põhimõtteliselt loomulikult, sest mis sa hädaga teed, kui su tervis hakkab nagu kannatada saama, noh, pead vastu 2 aastat, 3, võib-olla 4, aga mingil hetkel sa oled nagu sundlahkuja jällegi. Nii et noh, see tuleb ja see on selge, et need mõjud, ma arvan, et üks asi ongi see infraheli mõju, et see ongi ta on selline personaalne, et mõnele inimesele ei mõju üldse, et on inimesed, kes ütlevad ei, mitte midagi ei ole. Aga ta ei taju seda, aga mõjud on ikka ju olemas. Ei ole ka mõjusid, noh, ei pruugi olla. Et vaata, need on need sageduste küsimused, on ju, et me oleme igaüks erinevat moodi üles ehitatud, meie organismid ei ole nagu täpselt samad, et on inimesi, kes on ülitundlikud sellele ja sellest tuleb aru saada. Ja noh, nendel hakkavadki need probleemid pihta, aga ikkagi circa pool on kuidagi puudutatud, võib-olla isegi üle. Ja see on valgaga, see saab olema sellisel juhul valgaga. Ja üldiselt see üldine müra võib olla isegi päästev. Noh, ma mõtlen, et see linna üldine müra, sest teadus on nii kaugele jõudnud ka praegu, et kui uuritakse neid infraheli mõju, siis on aru saadud ja on sõltuvus tõestatud, et seda tuleb vaadata tausta müra suhtes. Et põhimõtteliselt, et kui tuul teeb ka infraheli müra meile ja lained, ja siis see aitab kaasa, et need impulsid sealt mürast küünivad vähem välja. Ja kui see müra on nüüd hästi suur, siis see mõju on võib-olla isegi inimese tervisele väiksem. Ja on ka seda hüpoteesina püstitatud, et kui inimene, keegi kohalik, kes on tuugenipargi lähistel elab, et ta kannatab rohkem, kui on väiksem, nagu vähem tuult. See on siis see, et üldine müra on väike ja siis see impulss nagu hakkab peksma. Jah, et see impulss nagu sinu organismi häirib siis rohkem. Nii et sellised asjad. Ei lootus on ikkagi selles, et Valga vallas tehakse augustikuus, ajakava järgi on augustikuus siis lõpphääletus, kas siis tulevad need tööstused Valga valda või ei tule. Et hoiame pöialt. Pöidlad püsti ja seni ei tohi ka käed rüppes istuda. Absoluutselt. 1,5 aastat on see jant nagu kestnud ja kogukonnad on väga palju tööd teinud. Nad on oma elu ja töö ja tegemiste kõrvalt ennast kurssi viinud teemaga, mille kohta on nii palju nagu vastukäivat informatsiooni ja inimesed on olnud väga tublid oma kodukoha eest nagu seismisel ja kui toimusid sügisel kohalike omavalitsuste valimised, siis Valga vallas oli päris mitu erakonda, kelle siis liikmed või kelle nimekirjas olnud inimesed lubasid, et volikokku sisse saades nad hääletavad tuugenitööstuste vastu. Et
praegu on Valga valla töö jätnud nagu selles mõttes nagu soovida, et rahvas on selle 1,5 aasta jooksul 2 korda rahvaalgatus keskkonna kaudu avaldanud oma meelt. Esimesel korral koguti 400 allkirja, teisel korral üle 500 allkirja. Siiamaani ei ole kohalik omavalitsus neid menetlenud, kuigi seaduse järgi tal see kohustus on. Ja siiamaani ei ole nüüd ka olnud, aasta tagasi maikuus oli küll üks eelnõu, mis volikogu lükkas selle tagasi, oligi nagu lõpetamise eelnõu, aga ühtegi sellist muud käiku ei ole volikogu liikmete poolt tulnud. Et siin saab tõesti ainult nagu pöidlad peos nagu oodata, et kas need lubatud miljonid, mis on meil riigi poolt lubatud kohaliku omavalitsusse ja ametnike preemiarahad, et kas nendele suudetakse nendele summadele vastu pidada ja jääda oma otsusele kindlaks, et mitte lubada Valga valda tuuletööstust rohealadele. No õnneks on ka valimised lähedal, et see võtab tõsisemaks iga poliitiku, sest poliitika ei ole ainult koha peal. Aga lõpetada võib-olla võiks sellise positiivse noodiga, et mingi positiivse asja iva ju peab leidma ka asjadest ja ma nagu mõtlen seda, et olgem nagu rõõmsad siis selle üle, et praegu kohalikes maapiirkondades isegi on neid infraheli spetsialiste rohkem kui Terviseametis. Ma arvan, et see on hea, millega lõpetada.